Tere õhtust! Oleme Rakvere teatris, on sügis 2013. On algamas Rakvere teatri 74. hooaeg. Minu vestluskaaslasteks on täna minu kallis õpetaja Kalju Komissarov, kes teeb siin juba ei tea mitmendat lavastust ja meie teatri uus direktor, teatrijuht Velvo Väli. Ühendab meid Velvoga see, et oleme olnud selles teatris nüüdseks juba 18. hooaega. Ühendab ka see, et ka Velvo on minu õpilane. Just. Me oleme mõlemad Kalju õpilased. Kui mina lõpetasin 15. lennu aastal 92, siis Velvo oli saanud just rõõmustava teate, et tema on vastu võetud 17. lendu. Aga siit on iseenesest huvitav jätkata selle teema pealt. Kas sa, Kalju, oskad öelda, mitu õpilast, sinu õpilast meie teatris töötab? Ei oska. No, paku umbkaudu arv. Hea küll, ütleme niimoodi, et meil on loomingulises seltskonnas, ehk siis näitlejad, sinna hulka ka mina ja Velvo, on 20... No 8-9 pakun. 9 on, kes on otseselt sinu õpilased. No, selge. Sinna lisanduvad need, kellele sa oled tundi andnud, veel 4, ehk me räägime tegelikult 13 nii või enam. 13 näitlejast Rakvere teatri laval ja 7 tükki on siis suutnud kas vanuse või millegi muu tõttu sinu koolitundidest puududa. Et see on ikka megaprotsent. 9 õpilast, kes on päriselt lõpetanud Kalju meistriklassi siis nii-öelda ja 4 tükki, kellele ta on olnud tundi, kellele on ta vastu võtnud eeldatavasti Viljandi aegadel, keda küll vist õpetas Andres Noormes kursusejuhendajana. Aga kui tibude jaotamiseks sügisel läks, siis vähemasti Kalju andis mulle alati head nõu, keda nokkida. Et mis sa sellise asja peale ütled, kuule, et ühes teatris on selline protsent sinu? Tead, ma ütlen selle peale seda, et kui nüüd oli viimane see presidendi aias suvine vastuvõtt, siis mu abikaasa, kes ei ole niimoodi hommikust õhtuni näitekunstiga seotud nähtus, ütles, et kuule, kurat, peaaegu kõik nad on ju sinu õpilased, kes seal ringi tolgendasid. Ma nägin muidugi neid mitte õpilasi ka, aga tõesti, üllataval kombel on need aastatega neid palju saanud. Ja sa alustasid 84, eks ole? Ju vist oli. Ma ei ole elus korjanud ühtegi kavalehta, afiši, mul ei ole ühtegi väljalõiget alles, nii et ütleme, mulle täna ütles teie kohalik kultuuritoimetaja ajalehest, kes oli, et see on su 103. näide või lavastus. Inna Grünfeld. Ja 103. Võib-olla on 103, aga ma tean kindlasti, et need on ainult need lavastused, mis on teatris kirjas, aga mitte kõik need, ütleme, mis veel on tehtud, 10 kontserdid, pallid, jumal, see pole tähtis. Ei, mulle lihtsalt nagu seda pidi meelde, et 84, kui 13 lend sai võetud sinu poolt, sinna saab ka varsti üks ümmargune tähtpäev ja tegelikult sinu nii-öelda õpetaja teest. Aga kuna sa ütlesid ära, et sa ei ole kokku lugenud, ega siis sa ei oska kindlasti ka vastata, mitmes on see lend, kelle sa nüüd siis kevadel vastu võtsid Viljandis. Mul on kõrvade ajal jäänud, et Viljandi koolis on see 11. lend vist või on 10. Ma nüüd, vist oli 10 ikkagi, 10 lend, jah. See tähendab siis seda, et ega siit välja jätle. Ei kokku on igatahes kohutult palju. No igal juhul olen ma täiesti kindel, et tükk tühja maad tuleb pärast sind. Võib-olla Panso oleks siis järgmine arvu poolest või? Tead, ei, ma ei oska öelda. Ma ei oska niimoodi arvutada, aga ma tean seda, et Vollil viimane oli 7. Aga sul on ju tegelikult lende kindlasti rohkem. Mul on rohkem, ja mul on rohkem. Aga mis see on? Mis see on, mis sind hoiab? Tegelikult sa oled ju, Üllar just ütles need aastad, sa oled nii palju, sa oled ju selles rattas nii kaua sees olnud, sa alustasid lavakas, siis sa läksid üle Viljandisse ja nii edasi. Mis sind hoiab selles? Miks? Sa oled ju kõik edasi andnud, mis sa iganes oleks ostnud. Sa oled saanud õpiliste peal kõik oma sadomasohistlikud kalduvused jutumärkides rahuldada. Mis sind hoiab? Vaata, mul tuli meelde, tähendab,
kui te ütlesite, et umbes millest jutt tuleb, siis mul tuli meelde see, kuidas ükskord ma viisin Toffi autoga Helmut Vaagi juurde vaimse puudega olevat inimeste vanadekodusse, kust ma selle Helmut Vaagi lõpuks tänu Vaino Väljase abile välja sain. Ja läks ta ilusasti Meriväljale, nii nagu oli tema seisusele ja tema kultuuriväärtusele ja panusele kohane. Nii, ja see oli just selline septembri algus, päike paistis, veel oli soe ja ma eemalt neid nägin ja siis kui see kohtumine lõppenud, Toffi istus ma autos, ütles, et täna on Helmut rahutu. Ma ütlesin, miks pärast Helmut rahutu? Kalju, hooaeg algab. Nii. Ja ta oli juba aastaid paar, ma ei tea, 5-6 aastat või niimoodi oli ta juba haige olnud. Aga sedasi, sama Toffiga, jumal hoidkud, ta oli vahepeal täitsa minemas sõna otse mõttes. Niimoodi, et käte peal sai ära toodud ta sealt ja uuesti üles turgutatud, et ta saaks 80. sünnipäeva ära pidada, kus ta tantsis kõikide oma õpilastele, kes seal siis koha peal olid. Ja kuna tema elu viimased aastad oli ma suhteliselt ligidalt sain näha, mis temaga toimub ja kuidas ta tegelikult suht, siis ta oli täpselt sama asi. Kool algab. Nii et võib-olla see on mingi professionaalse kretinismi, et ei saa raja pealt maha meest, tuleb kuidagi jõuga kinni siduda, aga tõesti ongi niimoodi, et kool algab. Jah. Oskad sa öelda, mis kõige suurem erinevus, ütleme, meie põlvkonna, siis kui meie olime noorukid ja tulime teatrikooli ja siis nüüd see, siis ma julgeksin öelda meie poegade tütarde põlvkonna vahele. Kas on märgatav vahe neil noortel, kes me olime nii-öelda nõukogude viljastavates tingimustes tehtud ja üles kasvanud ja neil, kes siis nüüd on olnud 20 aastat vabas Eestis? Või on põhimõtteliselt ikkagi see sama? Ei, põhimõtteliselt on ikkagi see sama, tähendab, et vaata, kui ta on juba selle kolki saamise kadalipu läbi käinud, see 4 päeva neid sisseastumiseksamid või 5 päeva, olenevalt siis kuidas ja kus. Ja kui ta siis on sisse saanud, siis on kindlalt üks asi, nad on õnnelikud, nad kohutavalt tahavad, iseasi on see, mis kasvatus on olnud, mis kodunt kaasa on antud, kuidas koolis on, millele rõhku antud, see sama asi, et esimene kõige suurem probleem on kohe see distsipliini küsimus. Etendus algab kell 7, hommikul tund algab kell 8. Ja seal on niimoodi, et ütled ära esimeses tunnis, et kuulge sõbrad, pärast 3. hiljaks jäämist ära enam üldse tule. Ja mõned ei usu seda, et kuidas saab niimoodi olla. Ei vaegu igal pool hillid, et nii. Aga siis on sedasi, et juba võtab terve kurb, mina lähen lihtsalt toast välja ja kursa otsustab ja mismoodi on, kas jääb või jääb. Ja see, kes julgeb asja lasta 3. hilinemiseni, neid on sõrmedel lugeda minu selle pika pedagoogiks oleku aja jooksul. Ja see ei sõltu enam sellest, kas sa oled nõukogude võimalused viljastavates tingimustes või Eesti Vabariiki erilise õnne säras ilmale tulnud ja üles kasvanud ja koolituse saanud. Jah, on igasugused nüansid, lihtsalt ajast sõltuvalt, koolikorraldusest sõltuvalt erinevusi värk. Ma kujutan ette, eks ju, et kui mina istusin, siis meil olid märklikud ja kirjutasime, nii nüüd on kõigil mingisugused suured lapakad asjad ees, kus nad toksivad. Ma mäletan, oli üks periood, kus kohe algusest ma ütlesin, et võõrsanade leksikon olgu, ma ei öelnud ühegi termini puhul, mis see on. Mis see on? Võta raamatust, otsi üles. Nii, nüüd ei ole vaja öelda, et võtta võõrsanad, kohe lüüakse Google'isse, ma ei tea kuhu kuradi Wikipediasse ja tulevad variandid inglise keeles, vene keeles ja ükskõik mis keeles. Nii et aga sisus ei ole muutnud, sest et seda asja saab teha ainult siis, kui tõesti väga tahad. Sest vastasel juhul ei tule siit mitte midagi välja. Oskad sa kuidagi kommenteerida teemat, mis on ka võib-olla minuga seoses üles tõusnud leheveergudel
kahe kooli erinevusest, mõtlen siis nende noorte suhtumise erinevusest. Ühed need, kes tulevad Viljandi koolist ja teised, kes tulevad Tallinna koolist. Sa ei ole Tallinna kooliga küll vist väga pikalt kokku puutunud, et tegelikult ma eeldan, et sa seda ei oskagi kommenteerida. Aga mingi asi seal on ja seda on näidanud mul aastad. Esimene asi jälle, võin öelda esimeses tunnis, ma ütlen nendele, et kallid sõbrad, kui te nüüd arvate, et Elmo Nüganen ei saa öösiti magada ja närib küüsi, millal lõpetab see üliõpilane Henn, kes täna tuli juba esimesse erialatundi ja nii edasi. Mitte keegi ei oota teid, te ei ole mitte kellelegi tarvis, mitte kellelegi. Aga samas kõik ootavad, et lõpuks tuleb see kuldmuna, lõpuks tuleb see imeja, lõpuks tuleb see Üllar või Rokkapaskin või Elmo. Jah, nii ongi. Aga selleks peab tööd tegema, ristis vaeva nägema, ennast tuletama ja nii edasi. Aga see teadmine on nendel väga raudselt ajudeni viidud. Te peate ise ennast suutma vajalikuks teha, et teist ollakse huvitatud, teid vajatakse, teid kutsutakse ja nii edasi. Ja muidugi selles mõttes olen ma nüüd küll, et ma olen kohe lubanud, kui ikka juba esimesel kursusel kutsutakse kuskile. Olen lasknud, palun, mine. Ma muidugi alati tean, mida tehakse ja kuidas tehakse, et me elame turumajanduses, sa pead oma näo turule tooma, mida varem, seda parem, mida kaalukamad sa suudad ennast näidata, seda uhkem. Jah. Siit kooli teemalt võib-olla teise äärmusesse, et kui sa alustasid lavakas, siis olid sul näitlejad ja lavastajad. Kui sa läksid Viljandisse, siis olid ka vist esialgu olid ikkagi näitlejad, lavastajad. Hiljem lõid sa sinna muu teatri kooli juurde, kus tuleb juba valgustajaid, helimehi, butafoor ja nii edasi. Mis selle, üks küsimuse pool on selle, mis sind sundis selleks ja teine küsimuse pool on, oled sa rahul nüüd sellega, mis nüüd esimesed lennud on sealt juba tulnud, et mis see tulemus on? Nii, juba nõukaajal, kui veel Jaak Allik oli teatrite valitsuse juhataja, rääkisin ma talle, olles ise teatris, nähes kogu seda süsteemi, reeglina tulid lavastusala juhatajad, kõik inimesed tänavalt, kellel puudus igasugune teatriga seonduv haridus. Nii. Mõned muutusid teatri inimesteks, teised üldse. Jäid oma ala inimesteks ja reeglina jalutasid teatrist ära. Geniaalne näide, Enn Kose räägib mulle, sai lavatöölise, tõsise ehitusmehe, ei joo ega midagi. Ehitas üks päev lava ülesse, võttis õhtul maha, ehitas teisel päeval lava ülesse, võttis õhtus maha, tuli kolmandal päeval Kose juurde, ütles ei, ma ei saa niisuguse jamaga tegeleda. Ma teen valmis ja samal kohe peal maha lõhkuma. Minu kui ehitaja ingenjur selline asi ei mahu. Vaat nii. Ja eks siin meil ole need samad asjad. Nii. Täpsust korda veel korraks. Küsisin, et oled sa rahul nüüd, esimesed on lõpetatud? Nii, kohe räägin edasi. Nii, ja siis oli jutt just sellest, et esimene asi, mida kõige rohkem ma tundsin, mida on vaja, lavastusala juhatajaid, kes valdaksid nii ehituse poolt, kui materjali tundmise poolt, kui töökorralduse poolt ja nii edasi. Nii et see oli esimene, mis me Kerstiga kõigepealt panime butafoor dekoraatorid käima. See oli juba üks lend oli varem veel nõukaaja vist isegi alustas. Nii, siis Kerstiga panime lavastuskorraldajad käima. Kusjuures see üks lend, mis meil lõpetas lavastuskorraldajad, said sellise hariduse, et nad olid võimelised kunstliku kavandi pealt tegema jooniseid, kavandi pealt tegema materjali arvestuse kostüümidele, olema võimelised hindama töö kvaliteeti, nad oskasid õmmelda, kududa ja kõik nii edasi. Nii, siis järgmine suur probleem terves Eesti teatris, tänase päevane teate, valgusmehed. Mitte keegi mitte kusagil neid ei koolitanud.
Sel hetkel, kui meie alustasime, oli üks daam Inglismaal saanud, issand jumal, mis ta nimi nüüd on Estonias, naisterahvas, noh, nii, jälle sama küsimus. Praegu häda milles, nii kui poisid on kooli läinud õppima, varastatakse see raudses mõttes koolist ära ja makstakse üle igaste show ja nende pealt, et noh, ei lasta rahulikult lõpuni õppida. Nüüd on teatri see video, kõik see juurde tulnud. Me oleme ainsad, kes selle koolitusega üldse Eestis tegelevad. Jah, muidugi võib öelda, aga milleks neid üldse siin Eestis koolitada, õpetame Soomes või Ameerikas või kus kurat. Aga mis selle kõigel on pistmist, siis enam, nagu öeldakse, Eesti ja nii edasi. Nii et ise küsimus on see, kaua seda suudetakse säilitada. Aga igal juhul see, need institutsioonid on loodud ja nad toimivad. Väga hää. Nüüd siit oleks mu meelest vastlik edasi minna teatri teemale üleüldiselt. Sa oled olnud oma elus peanäitejuht kunagises noorsooteatris, Ugala teatris ja nüüdsest võtsid endale Pärnu teatri, mis on väga pöörane samm. Aga kui nüüd natukene laiemalt minna üldse Eesti teatri pilti vaadata ja ma paluks võib-olla vaadata seda läbi Rakvere teatri prisma, kus sa oled teinud ka mitmeid lavastusi küll teatud aegade tagant, et iga hooaega sa ju ei tea, aga kui sa vaatad Eesti teatri pilti tervikuna, võid ka oma Pärnu teatri sinna juurde või paralleeli võtta, mis situatsioonis või kuhu asetub sinu jaoks päris ausalt Rakvere teater? Minu jaoks on praegu Rakvere teater juba aastaid olnud. Ütleme, kui me räägime nüüd niisugustest väikese linna teatritest, siis vaieldamatu liider selles mängus. Vaieldamatu liider. Nii töökorralduse kui ka ütleme resultaadi mõttes. Minu esimesed teatriga seotuvad mälestused olid need, et Tallinna linna pioneeride maja Nuku ringil olid laupäevati ja pühapäevad. Ei, tol ajal oli veel ainult pühapäev puhkepäev, laupäev ei olnud veel puhkepäev. Oli väljasõit. Molotovi veoauto, millel oli fideerist kast peal. All olid võimlemise matid ja peal olid mingid tekid ja kasukad. Kõik, kogu see dekoratsioon, pudi-padi oli kõik seal. Ronisime sinna sisse ja sõitsime mööda Eesti rahvamajasid, nii et ma olen kõik need puust küla kultuurimajad ja kõik need läbi sõitnud. Ma niimoodi. Ma tead, sellepärast, ma tean täpselt. Noh, et aga teie sõidate veel. Vaat nii, mis asi see on, mis väärtus sellel on ja ma tean ka seda, kuidas oodatakse. Seal, kuhu te lõpuks kohale jõuate. Ja esimene asi, kui mõni teater oma asjadega perse hakkab lendama, siis päästjana hakkaks jälle uuesti sõituma. Muidugi see eeldab repertuaari, aga kõige kuulem see eeldab planeerimist. Vaat see, et ma saan, mul on paralleelid ja nii edasi. Millest ma alustasin praegu seal oma uuel ametipostil on täpselt sama asi. Paralleelid luua, me peaks, siin on selge, me peame hakkama rohkem teenima, kõik. Näitavad palka juurde saada, riik ei anna. Nii, ainus võimalus, rohkem teenida, aga see tähendab sõita. Ongi. Nii et selles reas vaieldamatud, mis on Nuku pääsemine praegu, sellest muda august välja ronimiseks, kuhu see kutt, mis ta nimi nüüd oli, see Keskerakonna nõunik nüüd seal saab Paipoiss, mis ta kokku keeras. Täpselt sama asi, sõitma tuleb hakata. Kurat, Eesti maa on ära unustatud, lapsed enam ei tea, mis asi on Nuku teater. Jama ju. Oleks meil, ma ei tea, mingisugused lõputud Kasahstani stepid. Nii pisike, nagu see kuradi riigiken on 4 tundi ühest otsast teis, kõik. Nii, ma ei tea. Vastasid või ei vastanud? Aga ma küsin vahel nüüd seoses sinu kohe esietenduva looga Lahuselu Rakvere teatris, et
sama kooslus. No, nüüd eksin, kas oli circa 10 aastat? 9 aastat. Kui tegite Bob teab, Tarvo samuti nagu meie oleme sinu õpilased. Liisa õppis sel ajal, kui sa olid koolijuhataja. 9 aastat on nüüd mööda saanud. Nad on küpsemad, mis sa ütled? Muidugi ongi, see ongi küpsemad. Sellepärast, et nad on see 9 aastat kõvasti tööd teinud. Ja nad oskavad väga ratsionaalselt ajaga ringi käia. See on ka muide see, mis ütleme teie teatri spetsiifikas tulenevalt, kus on need sõidud ja värgid, mis tühja morutamist. Ei saa olla. Ja rõõm töötada. Nad on täiesti 100% aktiivsusega sul juures vastas. Nad on huvitatud lõppresultaadist. Ei ole mitte see, et teeme ära. Ja ainult rõõm. Ja mida rohkem tööd, seda rohkem see ju lihvib. Nii et see on väga, väga, väga rõõmus taaskohtumine. Võib-olla sa paari sõnaga inimesele, kes kuulab ja vaatab meid, et mitte point ära rääkida, ütleksid, millest lugu on või võib-olla isegi seda, millest teed sina lugu, mitte niivõrd, millest lugu kirjutad. Kohe räägin. Täna hommikul küsis ajakirjanik, millest on lugu. Seesama ajakirjanik on küsinud kõikide minu lavastuste puhul, mis ma siin olen teinud, millest on lugu. Siis ma ütlen, iga kord on üks ja sama vastus armastusest. Aga seekord on tõesti sellest, ainult sellest. Millest on sina loo? Muidugi. Armastusest, on ju? Kas saab veel olla suuremat? Ja siin on jälle ikkagi, nii et kõigepealt armastuse lugu, aga sealt edasi juba mingisugused, vaat seesama, mulle väga meeldis tagantjärele, kui ma meenutan seda koos olemist ja istumist, kus genereeriti seda žaanrit, mis asi see siis on, eks ju. Ja kui sündis see kummaline niisugune sõnastus, et lootust ja romanss on, jah? Just. Vaat nii. Ja kui nüüd Peeter Konovalov liitus nüüd selle meeskonnaga ja nende muusikate osas ja kui ta võtab niimoodi Bachi, aga niisuguses džässilikus lahenduses, klaver ja kontrabass ainult. Tead sa seal kohe, enam rohkem ei jõuakski armastada, aga küll tahaks veel. Ja minu meelest ei ole see tähtis, et tegelasteks on draamakirjanik ja naisnäitleja. See ei ole üldse teema, sedasi ei ole mõtet seda tükki reklaamida. Eks? Et need on need imelikud, ei ole, nad on täiesti normaalsed inimesed, kuigi jah, nendel on mõlemil omad hädakesed, omad mured elus. See on see, mille järel januneb iga inimene, et sind mõistetaks, et sind kuulataks, et sul on kellele rääkida. Vaat nii, jah, see, et ma tean, et mul on, nagu öeldakse, kindlustunne. Sellest on see lugu. Rohkem ei olekski mõtet saladusloori tõsta. Mul oleks sul veel üks palve meie vestluse lõpuks. Sa oled oma elus näinud igasuguseid inimesi, igasuguseid näitlejaid, lavastajaid. Mis oleks sinu kõige teravam nõuanne uuele alustavale teatrijuhile, kes on olnud õpilasena, sinu üliõpilane, kes on olnud 17 aastat näitleja, eelmise hooaja parimaks meesnäitlejast tituleeritud Velvo Velile. Vaata juba see, et ta otsustas, olles tituleeritud hooaja parimaks meesnäitlejaks ja vaadates tagasi kogu tema teatris veedetud ajale ja rollidele ja suhetele, otsustas vastu võtta teatrijuhi, direktori. Mitte kerge koorma, see on hästi asi. Sellepärast, et lähen natuke teisest otsast. Adolf Shapiroga siin istusime ja rääkisime ja ta ütleb, tead Kailo, mida aasta edasi seda üksikkum ma olen
kõik kaob ümbert ringi ära. Vot see on niimoodi kõige kiirem tee saada lahti kõigist. Kusjuures see ei ole mitte see, et sa oled möllakaks muutunud, vaid ongi tekkinud mingisugused täiesti teised põhimõtted, kriteeriumid ja tuleb siis vastu pidada. Noh, et mitte minna sentimentaalseks. Aga ma olen nii üksi. See ongi su saatus. Sellega tuleb leppida. Vaati. Jah, sa tead sama asja ju. See on meie kõigil. Seda ma lihtsalt, kui mäletan, ma küsisin, kui ma tulin 96. aastal, et mis nõu sa mulle annad, siis sa ütlesid, et esimene hooaeg katsu nii teha, et sa ise väga palju ei põrguta, katsu aru saada, mis see maailm on. Aga ma lihtsalt tahtsin, et sa ütleksid kaasa teele minu hääle kaasvõitlejale, mida õpetaja peab kaasa ütlema. Aga ma küsiksin ühe küsimuse veel siia, et minu poolt, et kuna inimesed, kes seda vaatavad, nad on küll Rakvere teatris või kui nad on käinud teatris palju või siin viibinud, nad juba kergelt on näinud 2 uut inimest, kes meie teatriga nüüd sügisest liituvad. Mõlemad on sinu koolist, Saara ja Imre. Oskad sa midagi nende kohta öelda? Loomulikult on vara öelda, me ei tea, milline on meie kõigi saatus teatris, kuhu jõuda ja nii edasi. No mõlemil on loodus andnud kaasa ilusa kingituse, nad laulavad. Nad on musikaalsed inimesed. Nii. Kui Imre kooli tuli, siis ta oli tõesti niisugune poiss metsas, sõna otseses mõttes. Nii. Nüüd on ta, väga huvitavaks noormeks sirgunud ja Saaraga samamoodi on niisugusest natuke võib-olla alguses isegi pirtsutavast pilkast on üks väga põnev noor naine tekkinud. Nii et ma, nemad on valmis, ma tean. Nüüd on vaja õnne, nagu ütles Panso. Et sul on kõik olemas, aga kui nüüd õnne ka natuke oleks, siis tuleb. See on selle ametijuures muidugi äärmiselt oluline. See on nii kummaline, et mis kuradõin, aga tõepoolest, õigel ajal õigesse kohta sattuda, õige lavastajaga kokku sattuda, õigel rolli otsa sattuda, õigesti selle rollile kallale minna. Loobuda sel hetkel mingitest ahvatlustest, mis võib pärast seda, tänu sellele võib terve elu muutuda. Vaat, need on ääretult olulised. Aga muide, kooliga seoses üks asi tahan veel ära öelda. Selle võite pärast välja lõigata. Eesti Harrastusteatrite Liidus on 200 truppi registreeritud. Kutseline väljaõppinud juht on ainult 4 või 5. Ja see on see, miks ma veel avasin nüüd ka selle harrastusteatri asja, sest et mitte keegi kurat ei tea, kaua neid riigi teatrid ja seda asja meil siin peetakse, kui me rahvastik sellises tempos jätkab kahanemist, siis ma kujutan ette, et juba kui on alla 1 miljoni, siis ei ole milleks nii palju teatreid. Aga Eesti rahvas on teatri hull rahvas ja seda ma võin väita nüüd, ma olen juba 9 aastat olnud külateatrite festivali, ühe festivali patroon, mis ma seal kõike näinud olen. Et rohujuure tasandil see asi edasi töötaks, vaid nüüd koolitame neid ka veel lisaks valgustajatele, butafooridele, dekoraatoritele, lavastusaja korraldajatele ja nii edasi. Vaat nii. Tänan sind, Velvo, Kalju Komissarov, Velvo Väli, Lars Saaremäe. Mõne aja pärast on siin diivanil juba hoopis teised inimesed ja siis on need hoopis teised jutud. Aga seniks elame veel. 3 põrsakest.